kuna ma leian, et tänapäeva globaliseeruvas maailmas, mis on virtuaalsete piirideta, on kõige tähtsam olla konkurentsivõimeline ja siin saab õppida inglise ja eesti keeles kombineerituna, saab õppida õigusteadust, olla kursis Eesti rahvusvahelise Euroopa Liidu õigusega, siis ma arvasin, et esimene samm konkurentsivõimelisuse poole on tulla õppima õigusteadusse. Mul oli nii palju erinevaid võimalusi valida neid aineid, mis ma tahaksin. Ma õppisin spordiõigust, samas oli võimalik õppida näiteks mereõigust ja see andis hästi hea põhja selleks, et valida, mida ma tegelikult edasi tahaksin teha. Sakslastel on selline ütlus, et hea jurist peab tundma matemaatikat, ladina keelt ja saksa keelt. Saksa keele oskus tähendab seda, et sul on väga hea keeleoskus, sest keel on su tööriist. Ladina keele oskus tähendab seda, et sul on hea mälu ja matemaatikaoskus tähendab seda, et sa suudad loogiliselt arutleda. Ühel ülikooli lõpetanud juristil Eestis on päris erinevaid suundi, kuhu liikuda. Kohtunik, advokaat ja prokurör, notar samuti, siis see on üks tee. Selleks peab olema magistrikraad, on asutuse juristiks võimalik minna, on võimalik minna ettevõtte juristiks. Kuna ma olen hetkel Euroopa Liidu personalivalikuametis karjäärisaadik, siis kindlasti aitas minu kandidatuurile kaasa see, et ma olin õppinud Euroopa Liidu õigust ja ma olin õppinud paljuski inglise keeles. Ma julgen seda väita, et juba õige varsti ei piisa enam nendest juristidest, kes on läbi teinud akadeemilise juristikoolituse ja kellel puudub teine eriala või kõrval eriala. Minu soovitus on kindlasti lisaks juurale õppida ka muid erialasid, milleks Tehnikaülikool annab unikaalse võimaluse. Ükskõik siis, kas see on tehnoloogia, majandus, midagi muud tehnikateadustest. TTÜ õigusteaduse juures on võib-olla kõige parem see, et ka eestlane on siin keskkonnas rahvusvaheline tudeng. Seda ülikooli iseloomustab interdistsiplinaarsus ja sünergia. Tähtis on järgida traditsioone, aga samas on ülioluline murda standardeid ja vaadata kaugemale iseenda piiridest.